väga tore on näha, et nii palju inimesi on huvi tundnud meie esimese veebipungi vastu ja et teid on nii palju siia kokku tulnud. Ennem kui me päris teemade juurde lähme, tutvustame siis siitpoolt, kes meie siin Liikumislabori poolt ekraani ees oleme. Et tere minu poolt, mina olen Kristi. Ja tere, mina olen Liis. Ja meie siis Liikuma kutsuva kooli programmis tegelemegi just aktiivse vahetunni poolega, millest siis täna ka meil juttu tuleb. Just. Nii, aga lähme asja juurde või? Just, lähme asja juurde. Ja vaatame natuke, et millega meil siis täna tegu on. Meil on siis esimene veebipunk, nagu öeldud, on siis meie sarja kõige esimene veebiseminar. Ja tegemist on siis õuevahetunni teemaga, ehk siis õuevahetunnid, selle võimalused ja väljakutsed. Ja täna on meil siis oma kogemusi jagamas 3 kooli, Tartu Kivilinna kool, Tartu Variku kool ja Muraste kool. Ja praegu siis meie teeme omalt poolt väikese sissejuhatuse siis õuevahetunni teemale ja pärast iga kooli kogemust on siis kõikidel osalejatel võimalus küsida küsimusi ja küsimusi ootame siis chatti, neid võib ka jooksvalt sinna postitada ja siis meie siin koostöös Kristiga muudkui siis loeme need küsimused ette ja küsime siis meie kogenud spetsialistidelt koolidest vastuseid. No nii, aga veebipunk, õuevahetunnid. Hakkame siis natukene seda teemat avama. Kes ei olnud meil Liikuma kutsuva kooli sügisseminaril, siis nendele kindlasti teadmiseks, et meil siin programmis on igal aastal kindel fookus. Ja tavaliselt me kuulutame need välja siis sealsamas sügisseminaril ja samamoodi ka sel aastal. Ja selle õppeaasta teemaks sai siis trummipõrin koos õue. Nii et just selle teemaga me siis alustamas olemegi. Kõigepealt räägime siis õuevahetundidest ja järjekorras järgmine veebipunkt tuleb siis juba õuesõppest. Aga õue teema. Miks siis õuevahetunnid? Võib-olla ka seepärast, et kui me oleme küsinud õpilaste käest, et mis võiks olla koolis teisiti, et oleks erinevaid võimalusi aktiivseteks tegevusteks. Siis kui panna pingeritta, siis on õpilased vastanud. 3. koht, et vahetundides tahaks koos mängida. 2. koht, tahaks pikemaid vahetunde. Ja number 1, mida siis õpilased ikkagi soovivad, on, et tahaks minna vahetunniks õue. Nii et õpilaste poolt on juba selline tugev sisend ja kindlasti ka praegune koroonapandeemia aeg ka on jätnud sellele õue liikumisele oma sellise tugeva suunise. Ja kui me räägimegi liikumisest õues just praegu selle pandeemia raames, siis üsna palju on pööratud tähelepanu ka õpilaste vaimsele tervisele. Ja teadusuuringud ka näitavad, et liikumine, eriti just õues liikumine, vähendab siis depressiooni ja ärevuse riski lastel. Ja uuringud näitavadki, et need lapsed, kes olid juba enne pandeemiat aktiivsemad, et siis nemad ei tähelda endale sellist heaolu langust ja need õpilased ja lapsed, siis, kes lisaks ka pandeemia ajal olid aktiivsed, et neid siis nii palju see pandeemiast tingitud stress ja pinge ei mõjuta. Nii et igal juhul ka praegusel ajal on soovitatav suunata õpilasi seal koolis ka rohkem õue. Ja kui me räägime niinimetatud rohelisest ajast, ehk siis kas näiteks koolihoovis veedetud ajast, kas koduaias oldud ajast või ka näiteks kuskil pargis veedetud ajast, siis teadusuuringud näitavad, et roheline aeg siis kaitseb ekraani aja negatiivsete mõjude eest. On selge, et tänapäeval me ei saa õpilastelt seda ekraani täiesti 100% ära võtta. Aga kui rääkida sellest negatiivsest mõjust, mis tekib siis liiga pikalt seal ekraani ees olemisest, siis seda saab läbi õpilaste õue suunamise natukenegi mõjutada. Ehk siis kui on ekraanid, siis kindlasti suunata ka lapsi õue ja see on väga oluline laste liikumisaktiivsuse poole pealt, vaimse tervise poole pealt, kui ka tegelikult silmadele.
Ja kui me räägime just nimelt õuevahetunnist, siis enamasti koolides on meil 2 varianti, kas siis õpilased on vahetunnis siseruumis või nad on õues. Ja praegu siis ka uuringud ikkagi näitavad, et õpilaste liikumisaktiivsus on 2 korda kõrgem, kui nad on õues. Ehk siis see õu juba iseenesest kutsub õpilasi liikuma ja siitkohalt ka kindlasti see õpilaste soovituslik päevane liikumisnorm on kergem tulema siis täis, kui õpilased saavad minna õue. Ja siin on ka kirjas siis, nagu te ekraanilt näete, et see võib panustada siis ligi pool päevasest liikumisaktiivsusest. Ja õues siis samamoodi õpilased saavad arendada enda sotsiaalseid oskuseid. Kas nad siis mängivad näiteks kuskil pargis peitust, on kuskil turnikute peal, et variante on erinevaid. Õpilased saavad omavahel suhelda ja seeläbi siis saavad tuttavaks, saavad jagada oma koolipäeva kogemusi, emotsioone ja nii edasi. Ja korraks mainisin ka silmi õpilaste tervise ja ekraani aja juures. Kuna meie kliimas on peamine valge aeg ikkagi see koolis veedetud aeg, kui me mõtleme näiteks ka talve peale, siis õpilased samamoodi nagu meie ju läheme tööle, on pime, tuleme töölt tagasi või koolist tagasi, on pime, siis just see valge aeg jääb sinna koolipäeva sisse. Ja samuti on siis silmadele ääretult oluline, et õpilased saaksid ka seal koolipäeva jooksul valgel ajal minna õue ja see aitab siis omakorda ennetada lühinägevust ja on silmadele väga oluline. Õuevahetundides viibimine samuti aitab leevendada stressi, aitab tähelepanu siis taastada, keskenduda siis ees olevale tunnile ja samuti õpetajad on raporteerinud, et kui õpilased saavad ikkagi õuevahetunnis käia, ennast välja elada, siis on ka parem tunni töörahu. Nii et neid positiivseid mõjusid jagub üsna palju. Nii, aga vaatame korraks üle, et milline on meil olukord siis õuevahetundidega. Ja Haridus-Teadusministeerium on siis oma küsitluses pannud koolidele sellise küsimuse, et kas teie koolis on tavapärane aastaringne õuevahetund? Ja mis te arvate? Te võite nüüd chatti kirjutada, et mis see protsent võiks olla. Kas ta võiks olla kuskil seal alla 30, kas ta võiks olla 30-60 vahel või üle 60%. Te võite julgelt kirjutada täiesti ka oma protsendi. Nii et chatti ootan mõningaid vastuseid. Alla 30 pakutakse, 30-60, 25 ja üle 60. 30-60. 30-60 on üsna palju. Ikka keskmine, jah? 30. Ja, et kui me vaatame, mis see üldine seis, jah, võiks olla üle 60%, aga see üldine seis Eesti puhul on siis 26%. Nii et jääb pigem jah, sinna esimesel variandil alla 30%. Aga mis te arvate, kui tavapärane on aastaringne õuevahetund meie liikuma kutsuvates koolides? Kui suur see protsent võiks olla? Jälle võite julgelt pakkuda chatti, mis te arvate? Et kui enne me rääkisime Eesti sellisest keskmisest, et mis võiks olla meie programmikoolide keskmine protsent? Alla 60, 60, üle 60. 90. Yeah. 60, 75. Siis kahjuks peab ütlema, et me oleme natukene vist optimistid, aga optimist peab ka olema, et see on keskmiselt 46% praegu. Et tegelikult ju nii võikski olla see Eesti keskmine, tegelikult ta võiks olla ka veel kõrgem sinna 60 ligi. Aga selle nimel me ikkagi kõik teeme tööd ja selle nimel meil ka tänane see õuevahetundide seminar toimub. Nii, aga õpetajad, mis õpetajad siis ütlevad? Õpetajate hoiak siis, et kas nende koolis on aastaringsed õuevahetunnid tavapärased? Seal on siis näha sellist olulist tõusu programmikoolide hulgas, aga samamoodi siis ka üldises Eesti koolide hulgas, kuhu on siis arvestatud kõik Eesti koolid. Nii et hoolimata sellest, et me siin programmis
neid aastaringseid uue vahetunde vägagi soovitame, et siis õnneks ka üldiselt tulevad koolid sellega ka kaasa. Nii, aga mida õue vahetunnis teha? Kohe saate koolidelt palju ideid ja mõtteid, aga mille tahaks ära mainida? Oluline on, et õpilastel oleks õues mingisuguseid vahendeid, mingisuguseid kohti, kus olla. Ükskõik, kas tegemist on siis mänguvahetundidega, vaba mänguga, kui on olemas ala, koolis õueala, kui on olemas vahendid, siis õpilased kindlasti leiavad endale seal tegevust. Ja väga positiivne on see, et üha rohkem tehakse koostööd kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajatega. Ehk siis tuuakse kooli erinevaid elustiili alasid, oskuseid, olgu selleks tänavareket, Slackline, üsna paljud koolid on nüüd saanud ka Slackline'id enda koolidesse, nii et see toetab ka sellist elukestvat liikumist. Ja viimaks siis sissejuhatuse osas ütlen, et kui keegi saab täna, ma väga loodan, et te saate inspiratsiooni, siis kui teil tekib ka küsimus, et kuidas siis alustada õue vahetundide või siis ka õues õppega, et siis saate minna meie kodulehele ja seal on olemas soovitused nii koolidele, kohalikele omavalitsustele kui lapsevanematele. Aga liikumislabor kutsub siis nüüd üles spetsialiste jagama oma kogemusi, nii et Kristi, kes on meil esimene kogemuse jagaja? Aga kõigepealt annaksime siis sõna Tartu Kivilinna koolile, keda siis esindavad Küllike Pedaste ja Pille Saader ja nemad siis räägivad meile koolipäeva ümberkujundamisest, kuidas siis koolipäeva ülesehitus toetaks õuevahetundi, liikumist ja ka koolipere heaolu. Et sõna siis neile. Tere, mina olen Pille Saader ja mina Küllike Pedaste. Ja me räägime siis oma kogemusest, et aasta aega oleme siis sellise rütmiga toimetanud. Kohe jagame ka ekraani. Nii, ma loodan, et kõik on kenasti näha, et saame alustada. Tõepoolest, et Tartu Kivilinna koolis on siis teist sügist järjest natukene teistmoodi koolipäev ja miks me selle uuendusega kaasa läksime võib-olla juba päris mitu aastat tagasi, olles ka liikuma kutsuv kool. Eks teil endi koolides on sama lugu, et üks vahetund 10 minutit, 20 minutit, no ei toeta see kuidagi, et kuidas saaks lapsed õue mängima, et väga palju hakkimist ja üleüldse, et kui koolipäevas on kuni 6–8 tundi, siis on see päris keeruline toimetada selliselt, et saaks piisavalt lapsed õue. Aga tõesti siis alustasime juba mõned aastad tagasi ja meie sellisel süsteemsel algusel oli hästi palju osapooli, tollel hetkel veel sai käia koolis, sai teha arutelusid küll lastevanemate, küll õpilastega. Käisime ka mõnda kooli külastamas Eestis, kus oli juba rohkem sellist koolipäeva muutust ellu viidud ja niimoodi vaikselt tase ja targu ja tundus, et me peame kindlasti tegema midagi väga teistmoodi ja nüüdseks siis oleme oma näo välja kujundanud ja võib-olla siis niimoodi põgusalt räägime, et mis meil siis on. Meie koolipäev näidispäevakava näeb välja selline. See tähendab seda, et meie alustame juba teist aastat oma kooli hommikul kell 9 ja see on üks väga tore muutus selles mõttes, et sinna hommikusse võib küll sattuda mõnikord mõni väike koorilaul või mõni kohtumine õpetajaga või mõni huviring, aga üldiselt algab koolipäev tõesti kell 9, jõuavad tulla kooli lapsed, jala jalgrattaga, väljas on valge ja õpetajad on puhanumad, nii et koolipäev algab kell 9. Ja selleks, et me saaksime tekitada endale koolipäeva keskel ühe sellise pika mõnusa vahetunni, me natuke muutsime ka tundide süsteemi. Et ei ole meil siis 45-minutilisi tunde, vaid meil on 75-minutilised tunnid, sellised pikad tunnid. Mõned üksikud 40-sed on ka jäänud, aga järgmise slaidi peal me räägime, et siis miks need mõned üksikud on jäänud. Ja tegelikult esimene mure, mis kohe oli vanematelt tuli, oli see, et aga kui alustate kell 9, siis teie koolipäev lõpeb ju ilmselt selgelt kuskil seal 3 ja 4 ja mis saab siis kõigest muust huvitegevusest. Aga me lahendasime selle olukorra natuke teistmoodi enda jaoks. Nimelt meie 75-minutiline tund või üldse see tund, pikk tund koosneb 2 osast. 90 minutit on nii-öelda riiklikult ette antud, aga meil on siis 75 minutit õpetajaga vahetuskontaktis,
koolimajas ja 15 minutit on õpilasel iseseisva õppimise aeg, mis on siis koolipäevast väljaspool. Ja kui te vaatategi, siis meil ongi see mõte see, et ta teeb seda siis kas kodus, aga seda on võimalik ka koolimajas teha ja meil on tragid õpetajad, kes on ka lastele toeks siin ka koolimajas, nii et ei pea tegema seda igal juhul siis ka kodus. Võimalusi on mitmeid, minna noortekeskusesse või kuhu iganes. Ja seda, kuidas õpilane oma iseseisva töö tegemise aja jaotab, kas ta teeb samal päeval või ta jagab selle erinevate päevade peale, et selles me oleme ka natuke õpilastele andnud valikuid, et ta õpiks siis ka oma sellist tegevust kaardistama ja jaotama oma päevaplaani. Et selline võib-olla selline üldnäide ja võib-olla paremini saab aru siis sellest, et kui lihtsalt ühe 5. klassi tunniplaani teile siia silmade ette korraks ja kuna pikk paus on väga oluline osa meie päevast, siis see on meil ka tunniplaanis selline põh-põh kenasti olemas ja algab see siis 11.45 ja lõpeb 12.45 ja enamasti siis õpilastel ongi 3-4 tundi ja rohkem ei olegi ja need üksikud tunnid, nagu te näete, on siis mõnes üksikus õppeaines, aga siis ka lastel koolipäev tegelikult pikemaks ei lähe, et enamasti ei ole nii, et ühel päeval oleks 4 pisikest tundi ja siis järsku veel üks pikk, et ta on selliselt mõnusasti ära jaotunud mitmete päevade peale. Ja võib-olla väga pikalt siin sellisele korralduslikkusele poolele ei peatu, aga et meil on ka sellised mõned üksikud erisused, nagu et muusikakunst, et õpetajad tahtsid pikka tundi, siis ühel nädalal on 1 tund ja teisel nädalal on 2 tund ja igal juhul on läbi aastat, me poole aasta pealt ühtegi õppeainet ära ei lõpeta, et õpetajad saavad ikkagi lastega niimoodi jooksvalt kokku saada. Aga tõesti läheme siis võib-olla rohkem sellise liikumise poole peale ja mis meil seal pikas tunnis on, kas see soodustab õues käimist või mitte, et sellest tuleb siis nüüd natuke rohkem juttu. Ja nii ongi, liigume jalgsi ja rattaga, et kui me liitusime liikuma kutsuva kooliga, et siis juba leppisime oma õpetajatega kokku, et nii palju kui võimalik, et kuhugile lastega läheme muuseumisse, kinno, ükskõik mis üritused, et võimalikult jala liikuda, siis ratastega hommikul ja nagu Küllike ütleski, et see on hommikune aeg, et meie omad õpetajad väga paljud ütlevad, et ta tulebki nüüd jala, tal on hea rahulik tulla või ka kui ilmad lubavad, siis rattaga. Ja siin on pilt nüüd ühest rattahoidlast, aga meil on ka teine, nii et suur kool on, aga kõik rattad mahuvad ilusti ära ja tõuksid ka. Siin on siis jah pilt veel, et kuidas see 60 minutit ja see söömine siis selle sisse, et kui sügisseminaril olime, et siis küsiti, et kuidas on ära jagatud. 1–3 klass sööb tunni ajal. Meil on üldõpetuse põhimõte läbi lõimingu ja kuna on oma õpetaja tund, et siis see nii palju klassid on ära jaganud oma need söömisajad, kuidas nad siis liiguvad ja sealt siis saab õpetaja ilusti oma tunnikest edasi teha. Aga 5–9 klass on ikkagi ära jagatud siis, et lapsed hajutatult käiks, ei tuleks sinna söökla ukse ette sellist troppi, et eriti veel hetkel, kui on sellised viirused levivad ja see töötab väga hästi ja siin jääb lastel siis suuremad klassid võivad enne söömist käia väljas ära, sööb ära, tal jääb veel aega välja minna, on muud tegevused, et me siin räägime veel täpsemalt slaidi peal on näha. No pikk paus, siin on pildid juba sellest õppeaastast ja eelmisest siis, et keskel on pilt kohe maailma koristuspäev, et meie lapsed võtsid aktiivselt osa. Siis oli selline lemmikloomapäev vahetunnis, kus me saime siis välja tulla ja vaadata, milliseid vahvaid lemmikloomi meie lastel on. Siis siin all nurgas on viiendike selline pärastlõuna, kõik viiendikud koos oma õpetajatega tulid välja, neil oli oma ala, kuhu nad siis kogunesid. Siis linna kohta meil on selline, oleme õnnelikud, et meil on väga kihvt õueala. Ja siis on selline väike nõlv ka, et ei pea väga kaugele minema, et pikka liugu saada. Ja kehalise õpetaja siis 3. kooliastme poistega rajavad siis oma uisuväljakut, et mida siis ka väga mõnuga vahetundides kasutati ja eelmine talv soosis ka seda. Sellel külalised juba meil.
et esimese klassi lastele siis kaasasime oma piirkonna konstaabli, kes tuli siis lastele rääkima turvalisest liiklusest, jagas ühtlasi ka liiklusaabitsad, lapsed said küsimusi esitada, said uudistada politseiautot. Siis eelmine nädal oli teadlaste festival, siin siis külalised lastele põnevaid katseid tegemas ja sattus ka eelmisele nädalale spordinädal ja siin siis sõudeergomeetrid katuse all, kus siis kõik lapsed said ja õpetajad said siis ennast proovile panna. Jah, et ja võib-olla nagu ka see lisaks veel, et tõesti, et ühtepidi see COVID nagu praegu tekitabki selle olukorda, et me külalised kutsumegi õue, et nad saavadki mõtelda välja oma tegevused sellised, et saab ka õues teha, et kõik need politseinikud ja teadlaste festivalid on meil varem väga palju olnud koolimajas, aga nüüd me oleme suunanud neid sujuvalt rohkem õues tegutsema. Aga eks meil koolipäevas on ka, ütleme, pikas pausis võib-olla sisetegevusi, mis soodustavad liikumist, et mõni sõna sellest ka. Ja, et meil on ühiskogunemised, need toimuvad siis iga kuu viimasel reedel ja see on Viks ja Viisakas, et meil on ära jagatud siis kooliastmed, et esimene kooliaste, siis teine kooliaste, et ka seda hajutatust, kus siis direktor räägib lastega, tunnustab neid, võib-olla on mõni murekoht, millele siis tähelepanu panna, et kas või see, et kui ilmad lähevad külmemaks, et lapsed ei tormaks T-särgi veel välja või kui on vihmasem ja porisem, et siis vaadata, et jalanõud oleks vahetatud. Õpilasesindus annab tagasisidet ja räägib, mis lähiajal põnevat on toimunud ja tunnustame oma lapsi, kes on siis osalenud vahvatel sportlikel üritustel või muudel olümpiaadidel, et siis tunnustame neid ka. Ja täiesti võimalik on teha seda tegelikult aulas ja nagu te näete ka piltide peale püsti seistes, et me teemegi sellised ja klassil on oma koht, nad juba teavad, et järgmine kuu kogunevad, siis neil on oma kindel koht, kus nad rivi võtavad, et see on niisugune püstijala üritus, et ei pea ilmtingimata istuma, kui koolipingist olete tulnud. Siis pikk paus, et see söömise aeg näitas ka, et on ära hajutatud, et klassiaeg, et see on see siis klassijuhataja tund ja väga paljud klassid eelmine aasta ja nüüd kasutavadki seda väljas ja kuna me siin Annelinnas on ka kergliiklusteed, et saabki ilusti 20 minutiga teha sellise oma kõnni klassijuhataja tunni ära, siis jõuab veel sööma ja lapsed jõuavad veel ka välja sõpradega juttu ajama või mingit mängu mängida, siis igasugused toredad huvitegevusega seotud asjad, õpilasesindus, ma tean, et on teinud väljas kogunemisi, nüüd veel sügisel ilmad soosivad, jalgrattaõppe, meil on siin väljas ka joonistatud siis kenasti rajad maha. Ja muidugi need küll sees siis, et kui on lähenemas mingid kooliüritused, sündmused, aktused, et siis muusikaõpetajad saavad siis lastega leppida kokku, et on võimalik veel pikal vahetunnil teha väike proov, et ei pea selleks kasutama mõne teise õpetaja ainetundi. Ja meil ei ole siia slaidile pandud, aga me oleme liikuma kutsuv kool ja meil on väga palju vahvaid mängujuhte, siis tegelikult need mängujuhid käivad ka nii õues kui sees erinevaid tegevusi koolikaaslastele läbi viimas, et see pool ka veel. Ja võib-olla siia juurde, et meil on hästi tihe koostöö siin 3 Annelinna lasteajaga, mis on meil hästi lähedal, et siis need samad mängujuhid või ka mõni klass lähebki lasteaeda, kui on lasteaialapsed ka väljas mängima või üsna sage on see, kui lasteaialapsed tulevad meie hoovi, kui meil on midagi põnevat siin teeme, et siis ka toimetame koos. Siis kui ilm väga ei soosi ja on ikka neid lapsi, kes väga välja ei taha minna mõnel päeval, et siis on võimalik lauamänge ja liikumismänge mängida. Mõni laps tahabki vaikselt lugeda, on meil koridorides sellised vaikusenurgad ja raamatukogus on selline väike lugemistuba. Ja siis on näha siin üleval pildil ka, et meil on koridorides sellised ümarad lauad. Ka eriti just 3. kooliaste, et kasutab neid laudu ja õpitakse iseseisva tööaeg. Tantsuvahetunnid, kui ilm soosib, siis loomulikult praegust on väljas, kui on vihmasem ilm ja väga külm näpistab, siis saab seda aulas teha. Siin on ka kaasatud siis meie enda lapsed, mitte alati õpetajad ei vii neid läbi, et
Need lapsed, kes siis intensiivselt tegelevadki tantsuga, nad ise annavad märku, et tema tahaks täna see nädal viia selle tantsuvahetunni läbi. Võimlas olid juba varasemalt, kui me veel ei olnud liikuma kutsuv kool, et oli siis klassiti ära pandud, et on sellised võimlavahetunnid, kus poisid ja ka tüdrukud, kes tundsid siis huvi, said palli põrgatada, lauatennis, sisekorvpall, igasugused muud toredad vahendid, mida me oleme siis tänu liikuva kutsuvale koolile endale saanud muretseda, et siin on ka sellised illustreerivad pildid. Ja me muidugi kõike, mis me teeme, natuke monitoorime ja me lihtsalt näitame teile ka korraks, et küsisime õpetajate käest kohe päris sügisel, septembri alguses, et kuidas neil meie õppekorraldusega seoses tunded on ja pika pausiga seoses ja siis küsisime päris kevadel, et meil on päris hea meel selle üle, et alguses oli neid kõhklejaid ikka omajagu, et mis nüüd saama hakkab, et seal päeva keskel saab olema selline väga pikk paus, et kuidas sellega hakkama saada või oma aega sisustada, siis tegelikkuses näitas, et kevadel õpetajad, see oli ikka väga tavapärane, et mulle väga meeldib see õpetaja mõte, kes ütleb, et see isegi huvitaval kombel tööstressi vähendab, et lõpuks ometi saan ennast koguda ja jõuan ka kolleegiga suhelda ja kuidas me üldse varem oleme hakkama saanud, et meil sellist pausi pole olnud. Ja kui õpetajate pilt oli ka enam-vähem arvata, et on ka selliseid, et enam-vähem, kuidas meil läheb siis õpilaste käest, küsisime samamoodi tagasisidet, aga küsisime siis, kui esimene poolaasta oli läbi, jaanuari alguses kohe ja päris kevadel ja see pilt räägib iseenda eest, et oli lapsi, kes kohe ütlesid suurepärane, et see sobib meile, aga loomulikult, et eks meil on ka need lapsed, kes vajavad sisseelamist ja kohanemist ja võib-olla mõni, kes tahab vaiksemat kohta, aga igal juhul julgustan, et see pilt näitas meile, et me oleme selle pausi enda jaoks nagu õigesti välja mõelnud ja võib-olla siis tõesti hästi kiirelt, et mis see positiivne pool on, et see õuevahetund tuli esimesena kohe välja, et tõepoolest on võimalus õues käia, käivad algklassid, kõik käivad igal päeval, iga ilmaga sisuliselt, aga ka suuremad ikkagi järjest rohkem, aga kõik need võimalused, mis siin ka Pille enne rääkis, et mida tehakse, aga võib-olla mõned mõtted, et millega me oleme nagu tegelema rohkem pidanud, on see, et võib-olla mõni õpilane ei leia endale piisavalt tegevusi, et me mõtleme selle peale, et kuidas siis rohkem sisustada, eriti suuremad õpilased ja võib-olla mõni tahab rohkem vaiksemat paika, et kuhu teda siis liigutada ja eks meil on ka muidugi õpilasi, kes tahavad liiga palju nutimaailmas olla, et natuke selle poolega oleme tegelema pidanud ja algklassi õpetajad olid meil hästi tragid eelmine aasta, kõik läksid kogu aeg kõik õpilastega välja, aga sellel aastal me oleme natuke reguleerinud, et ka nemad saaks endale pikas pausis väikese hingetõmbe hetke, et siis õpetajad on jaganud ennast ära, et kõik ei pea tõesti korraga õue minema. Ja hästi põgusalt räägime, et kuidas, kuna meil on nüüd pikad tunnid, et kuidas see siis tundides olemas hakkas ja küsisime lastelt, et kas õpetajad reaalselt teevad tundides meil väikseid pause, sest ei ole mõeldav, et 75 minutit istud koolipingis, siis on pilt väga kirju, aga mida vanemad lapsed, seda vähem nad või seda rohkem nad tundsid, et õpetajad võib-olla ei tee nii palju liikumist, aga tegelikult see võib olla selline vaikne ja varjatud, et õpetaja hoopiski teeb seda tunni osa sees, et laps ei saagi aru, et see on ekstra liikumispaus tunnis. Aga tõepoolest, ja nüüd on Pillel siin üks vahva purk käes. Ja, et sügisseminaril ka me rääkisime, et meil valmib üks produkt ja ma loodan, et ühtegi meie õpetajat ei ole kuulamas, et 5. oktoobril siis õpetajate päevaks on selline õpetajale selline tore kingitus, mis on veel pooliks, see valmib, et siia tulevad värvilisemad, on siis selline liikumistegevuste purgikene ja meil olid siis eelmisel õppeaastal sellised fookusgrupid ja see on siis ühe fookusgrupi rühm, et kui õpetajal endal ei ole ideed ja võib-olla klassis ei ole ka ühtegi aktiivset last, kes selle kehakultuuri minuti viib, et siis õpetaja saab laualt võtta ja saab selle liikumispausi teha ja ma võtsingi nüüd ühe ja nüüd ma ütlen, et head kolleegid ekraanide taga, tõuseme kõik püsti ja vaatame, mis siia siis kirjutatud on. Panen selle spikri ka ette. Nii, oleme kõik siis püsti ja nii, oleme valmis. Ma loen ette, et tehke kaasa ja siis järgmine kord tuleb meil kindlasti paremini. Seisa sirgelt, lasku kükki, tee neid kükke 4 tükki, kummarda ja vaata maha, pane sõrmed kukla taha,
siis sa plaksuta nüüd veidi käsi, siis sa õppimas ei väsi. Nii, aga nüüd tuleb hoopis palju paremini. 3, 4. Seisa sirgelt, lasku kükki, tee neid kükke 4 tükki, kummarda ja vaata maha, pane sõrmed kukla taha, plaksuta nüüd veidi käsi, siis sa õppimas ei väsi. Head õppimist teile! Super! Suur aitäh! Tagasi veel ilusti purki. Ja seda saab muidugi välja ka, et kui õpetaja läheb oma lastega, mida iganes saab ju teha. Me lapsed võtavadki, meil on ka mõeldud, et võtavadki 4-5 seda lehekest, need on lamineeritud, et kaasa, et siis võib ka seal neid liikumisi teha ja väikestel jälle lugemisoskus ja selline organiseerimisoskus ka. Aga me oleme valmis vastama teie küsimustele. Oleme vist kenasti ajas ka. Ja ei, super. Tore oli kuulda, väga olulised ja suured muutused on ellu viidud ja nagu alguses Liis mainis ka, et ongi siis võimalik ka küsimusi esitada ja tõesti, meil on 2 küsimust tulnud. Esmalt uuriti, et kuidas ministeerium suhtus muudatusse, et ainetunni pikkus ei ole 45 minutit, nii nagu põhikooli ja gümnaasiumiseaduses kirjas on. Vastus on väga lihtne, väga hästi, sellepärast, et oma õppekorraldusega me olime Haridus- ja Teadusministeeriumile nii-öelda piloodiks ja andsime regulaarselt tagasisidet, et kuidas see süsteem toimib, et kui meil läheb väga hästi, eks me jätkame seda nii-öelda monitoorimist, siis kui see sobib, siis seda soovitatakse ka teistele üle Eesti, nii et vastus on väga hästi. Ja me igal pool osaleme nendel tasemetöödel ja et selle ütlesime ka, et kui võimalik, siis me nendest kõigist võtame osa. Ja täpselt samuti nagu Küllike näitaski seda uuringut, et me anname selle tagasiside ka ministeeriumile, et mida õpilased, mida õpetajad on arvanud, kuidas oli sügisel, kuidas kevadel. Ja praegu te nägite ainult seda liikumise osa, aga tegelikult me uurime kõikides valdkondades, pikad tunnid ja muu seesugune ka ja hommikune aeg, et kõik see. Väga hea. Ja üks küsimus on veel. Kas pika pausi jooksul on õpilastel kohustus olla õues või on see pigem võimalus? Kas kõik õpilased suunatakse õue? Suunatakse küll ja on ikka kohustus, aga käe otsas ei tiri. Ja nii nagu sügisseminaril ütlesime, et kui varasemalt, ütleme seal 6-7 aastat tagasi, kui väga ei olnud see õuevahetund popp ja vahest võib-olla me ise ka ei lubanud väga vihmase ilmaga lapsi välja. Aga nüüd siis vahest mõnda ajame väevõimuga ja ma söögivahetunnil nagu seisan ja siis mul on vahest sageli lastega diil, et ole hea, mine tee 3 tiirugi vähemalt ümber koolimaja, ma söökla aknast näen ja siis sul on hea söögiisu ja töö hea ja siis sa pääsed ka ja see töötab ka. Siis nad kõnnivadki sealt mööda ja lehvitavad pillele ja siis nad saavad tulla õigele sööma, et jäävad küll. Super ja see haakub ka ühe küsimusega, mis just tuli, et kui sa ütled, et utsitad ja ütled, et mine tee 3 ringi, siis küsiti, et kuidas on korrapidamine õues organiseeritud? No õues on nii, et nii nagu Küllike ütleski, et algklassid käivad siis igal ajal ja eelmine aasta see tagasiside uuring oligi, et algklassi õpetajad ütlesid, et nendel ei jäägi nagu hingetõmbeaega. Ja võtsime nad kokku ja nad lubasid siis ise ära jagada, et korruse peal või paralleeliti jagavad ära, et kes siis on võib-olla kas esimene 30 minutit või mingil päeval. Aga ikkagi nad seda ära ei teinud ja meie juhtkonnana ka nagu väga ei sekkunud. Aga siis sel sügisel võtsime kohe väga täpselt, tegime siis plaani ette, et kes on esmaspäeval, kes on teisipäeval ja jagasid ennast ilusti ära ja see töötab nüüd suurepäraselt. Ja siis on meil selline õpiedumeeskond, kuhu kuulub siis EFKO, sotsiaalpedagoogid ja nemad siis on ka enda ära jaganud, et käivad siis lastega väljas. Paljud ülemise otsa klassijuhatajad, kes teevad siis oma klassiaega või kõnnikoosolekut. Nii et meil nagu ei ole probleemi, et võib-olla jah, aasta aega tagasi samal ajal või natuke varemgi, et pigem me kartsime, et mida see 60 minutit toob ja milline möll või tormamine ja lapsed lähevad territooriumilt ära, siis tegelikult me närveerisime ja hirm oli suurem, et töötab väga hästi.
Just, aga ennem ju ei teagi, kui päriselt ei proovi. Ja täpselt. Ja seda me tegelikult rakendame ka väga sageli oma muudatustes, et kui mõni õpetaja ongi võib-olla skeptiline ja natuke kardab ja tõrgest, siis me pigem ütlemegi, aga et sa ei saa ju ei öelda, kui me ei ole seda proovinud ja see töötab hästi. Ja me oleme niisugused avatud, et me ütleme ka juhtkonnana, et miski pole nagu raiutud kivisse, kui me näeme need uuringud, küsitlused, et miski ei tööta, siis saame kokku, arutame, kuidas muudame või siis püüame veel parandada. Väga hea, kuigi küsimusi tuleb igalt poolt, keegi tahab helistades ka juba küsida. Siin aknakeses on veel üks küsimus, et kas õuevahetund kuulub õpetajate üldtööaja sisse või on see eritasustatud? Ei, see on üldtööaja sees. Kas Küllike ja Pille, teie äkki tahate veel midagi lisada? Ei, aga me oleme avatud alati koostööle, et kui keegi tahab oma kogemusi jagada ja meie jagame hea meelega enda omasid vastu, siis võib julgelt küsida, helistada ja saame kindlasti ka niimoodi veel personaalselt suhelda. Me oleme harjunud sellega. Ja see oli liiga põgus, hästi kiirelt ja tempokalt. Võime palju rohkem ja pikemalt ka rääkida sellest kõigest. Väga tore kuulda. Suur aitäh teile ja aitäh ka Kivilinna koolile, et kuidas see oli, nii pidi tegema hästi. Väga hästi, aitäh. Siis anname sõna järgmisele koolile ja Sigrid Tilk Muraste koolist räägib meile ka õpilaste ootustest õuevahetunnile. Et Sigrid, kas sa oled olemas? Oled olemas täitsa? Jaa, olen olemas. Tere! Nii et sõna siis sinule. Selge, jagan teiega siis enda ekraani. Nii, mina olen siis Sigrid, ma olen Muraste koolist ja ma olen Muraste kooli siis liikumisõpetuse õpetaja ja ma olen ka siis selle Liikuma kutsuva kooli projekti eestvedaja siis siin Harjumaa poole peal. Ja täna siis räägime, mida me siin Murastes natuke siin õuealaga oleme toimetanud ja kohe vajutan settad ka paika ja jagame siis enda kogemust. Et kas kõik nüüd näevad? Igaks juhuks küsin. Jaa, kõik näevad. Väga kena. Nii, ja meie teemaks siis on teile täna tutvustada siis, mida õpilased õuevahetunnist ootavad. Ehk siis me oleme natukene selle teemaga ise uurinud. Täpsemalt öeldes siis eelmise aasta sügisel hakkasime sellega tegelema. Ja jagame siis enda saadud teadmisi, mida siis me oleme saanud nii õpilastelt kui ka siis ka võib-olla siis olukorrast, mis siin igapäevaselt ka tegelikult toimub. Et võib-olla ennem kui veel näitame, mis meie kooli õuealal on, siis võib-olla ütleme seda, et Muraste kool ongi selline ka muutustele hästi positiivselt suunatud kool. Ja meil on väga erinevad programmid siin koolis, lisaks sellele Liikuma kutsuva koolile oleme ka Roheline kool ja Kiva ja ka Vepat hästi praktiseerime ja ühesõnaga toome neid õpistrateegiaid hästi mitmel moel sisse. Ja üritame siis nüüd sellest õppeaastast ka lõimida erinevaid projekte omavahel kokku, ehk siis vaadata, mis on need kattuvad tegevused, et siis võib-olla seda ressurssi paremini nagu jagada ja millegile siis fookus sättida. Sigrid, ma korraks küsin, et kas sa tahad esitlusse ka panna, et oleks suurelt slaid näha, et praegu on väiksed. Jaa, tahtsin küll panna. Juba läksin teemasse sisse ära. Jaa, väga hea. Väga hea. Jaa, aitäh. Nii, et ühesõnaga siis pürgime ikka haridusuuenduste suunas. Et seda vist kellegile siin enam väga palju rääkima ei pea, et mida see liikumine siis positiivselt kogu koolisüsteemile, kogu õpilastele nagu annab. Et lisaks sellele, et ta siis seda ka õppimist toetab ja liikumist toetab, et siis tegelikult see kooli väsimus ja erinevate võimaluste loomine ja ettevõtlikkuse arendamine, kõik seda ka toetab. Ja kohe näeme ka edasi, et see koolirõõm on ka väga tugevasti ja kiusamine sellega seotud. Nüüd, meie võtsime enda sooviks uurida siis õpilaste käest, mida õpilased arvavad sellest õuevahetunnist, samamoodi nagu eelmisedki ettekanne oli sellele natukene viitas, siis meie osalesime ühel Norra loengul, kus siis meil tuli teha erinevaid kodusid ülesandeid ja need kodused ülesanded võimaldasid meil siis selle õueala teemaga laiemalt ka sina peale saada. Ja mida me siis uurisime? Me uurisime seda,
missugune see on meie koolihoov, ehk siis me kaardistasime ära erinevad piirkonnad ja tegevused ja vahendid, mis meil siin on ja kuidas siis õpilased seda kasutavad ja mida nad siis eelistavad. Ja samamoodi proovisime siis luua nagu tulevikuperspektiivi ehk siis mida see koolihoov võiks veel tulevikus pakkuda õpilastele. Ja vastasid meil siis 1. kuni 6. klassi õpilased. Kokku on meil koolis pea 300 õpilast ja vastas siis 205 õpilast, kui ma nüüd ei eksi. Ja küsisime õpilaste käest küsimusi, et kas neile meeldib õuevahetunnis käia, mida nad seal eelistavad, millest nad puudust tunnevad, millest nad unistavad ja kuidas on õues õppimisega teistes tundides ja kas nad sooviksid rohkem õues õppida. Nüüd selleks, et te saate aimu, missugune see Muraste kooli õueala siin on, siis meie oleme väga suure loodusliku õuealaga kool. Et kui te siin märkate, on erinevad tsoonid, et see siin siis keskel siin sellel pildil on siis see koolimaja ja see kooli ümbrus on siis tegelikult kõik meie kasutada. Siin on väga palju erinevaid roheplatse. Et on nii staadion, on nii selline võsa metsaala, on vabajooksuala hetkel, on üks mägi siin ja siis siin vahel on taimekastid meil ja maja ees on ka sellist vaba ala rohkem. Ja kui nüüd vaadata selle sisse, mis seal siis toimub selle õuevahetundides, siis selle õuevahetundides on niisugune kirev elu ikkagi, et lapsed on ikkagi väga rahul. Pärast näeme ka neid protsente, et igal juhul nagu siit praegu märkate, et see vaba looduse osa ja kasutus on hästi tugevalt meie koolis esindatud. Ja selle teema võib-olla jätkuks kõikidel koolidel, kellel vähegi on seda võimalust kuskil metsatukka kasutada, siis see mets ja võsa on nagu kullaauk laste jaoks. Et kui sa sinna sisened, siis sa näed, et seal on ikkagi selline nagu ütleme, elu ja oskuste õppimine igapäeva mõistes käib nagu kõige rohkem. Ehk siis seal nad lahendavad oma probleeme, teevad koostööd, ehitavad, arendavad enda selliseid füüsilisi oskusi, võimeid. Ühesõnaga toetab igatpidi seda õpilase arengut. Ja kui seda õueala vaadata nagu nüüd sellise pilguga, et mis seal õuealal siis võiks olla või peaks olema või mida lapsed tahavad, siis meil juba praegu on olemas Slackline park, Kelgu suusamägi, on asfalt, kus saab rulluisutada, saab nii liikumistunde läbi viia kui ka õuevahetunnis proovida. Siis meil on takistusrada selline tasakaalu võimalusega ja võrkpalliväljak ja jalgpalliväljak. Ja mida veel siis on, et võib-olla ka selline jooksumänguala, mida ma rohkem ütlesin, rula, skatepark, on väiksed sellised tervist toetavad need trenažöörid, mitte jõumasinad ja on ka üks kooli sisehoov. Et võimaluste mõttes saab kasutada ka, õpilased kasutavad jooksmist jalgrattaga ja nüüd juba on tulnud üha rohkem ka seda tõukerattaga sõitmist sisse elektritõuksidega. Väga populaarne on jalutamine ja vabamäng ja siis mõned üksikud sõidavad ka jalgrattaga ja sisehoovis toimub siis rohkem selline puukarkudega kõndimine ja ühesõnaga omavahel suhtlemine rohkem. Nüüd, kui me analüüsime seda keskkonda, et me kohe näeme selle esitluse käigus ka, mida lapsed ise arvavad nendest tegevustest ja nendest paikadest, siis mida meie kooli ei ole, väga paljusid asju ka meil ei ole. Et erinevatest pallimängude aladest on meil kindlasti puudus, aga kindlasti see ei ole ka primaarne, et need kõik asjad peaksid olema. Sooviksime uisutamisala, sellist kindlat ala, mitte niimoodi, et sul päästemehed tulevad peale ja siis aitavad sul kuhugi põllu peale selle teha. Meil on kiikesid puudu, meil ei ole sellist mänguväljakut, kus ronida ja liugu lasta, liivakasti ja ronimisseina. Ühesõnaga, meil on varustust, aga meil on arenguruumi, aga selliste väikeõuevarustust on meil vähe ja enamus varustusest hetkel, mis ongi siis tegelikult meil koolimajas ja lastele väga palju kättesaadav ei ole. Et meil ei ole selliseid vahendikaste, mis siis mahutaksid kõiki neid asju ja siis hoiaks need tervena ja sellist õueinventari ruumi ka hetkel ei ole. Et eesmärk on siis mitmekesistada ja luua rohkem võimalusi vahendil liikumiseks ja vahenditega mängimiseks. Et kui nüüd küsida õpilaste käest, et mida nad siis seal õues teevad ja kuidas nad neid keskkondasid kasutavad, siis tegime ka selle uuringu, küsisime laste käest, nad said enda eelistused märkida ja sealt tuli välja, et skateparki siis kasutavad igas vanuses noored või tähendab igas vanuses poisid. Jalgpallistaadionil mängivad enamasti poisid,
Slackline'i kasutavad igas vanuses tüdrukud ja poisid. Küll võin öelda, et Slackline'i peal nad rohkem seal kiiguvad ja ripuvad ja võib-olla natukene hüppavad ja kargavad, aga sellist nagu sihipärast nagu harjutamist ja tegevust ei ole, sellepärast et see on alles suhteliselt uus asi ja me ei ole veel oma tundidega jõudnud liikumistundideks sinnamaale, et me õpetaksime nendele reaalselt neid oskusi ka. Aga nüüd juba sellest sügisest toimib ka see. Siis võrkpalliplatsil mängivad ja viskavad lapsed palju üle võrgu. Et kuna meil on kool 1. kuni 6. klassini, siis tegelikult sellist väga oskuspõhiseid mänge nagu võrkpalliplatsil näiteks võrkpalli mängimist ei näe. Siis jõusaali elemente kasutavad lapsed sihipäraselt vähe, pigem ripuvad ja turnivad nende otsas. Ja tasakaalu seiklusrajal ka ripuvad nooremad klassid, suuremate jaoks on see liiga madal, aga vahel saab ka neile selliseid väljakutseid sinna sisse panna. Mägi on väga positiivne, ehk siis seal jooksevad ja mängivad erinevas vanuses poisid-tüdrukud ja seal nüüd toimub ka rattaga alla laskmine ja ronivad seal käsipuudel ja talvel siis suusatavad ja kelgutavad, et väga-väga populaarne. Metsas ja ehk siis võsas turnivad lapsed puudel, eriti just nooremate õpilased ja seal nad siis ehitavad endal looduslikke õnne, viskavad kive ja roikaid vette, et nii nagu seal eelmised pildid ka olid ja arutlevad siis erinevate looduste üle ja isegi tegelikult olen näinud, et korjavad erinevaid taimi, ehitavad nendest õnne ja siis tüdrukud siis ka tegelevad siis selle lillekorjandusega seal. Ronivad kivide otsas, kui on kive, soovitan, et õuealale tuua suuremaid kive, siis püüavad ka erinevaid veetakistusi ületada. Nad suhtlevad omavahel aktiivsemalt, kui nad võib-olla muidu siin õuealal on. Ja nii nagu ütlesin, et siis probleemid ja erinevad tegevused kooskõlas seal. Ja millest võib-olla meie lapsed ka puudust tunnevad, tuleb ka pärast välja, on heinapallidel saavad nad hüpata ja mängida, et meil on need vanaks jäänud, et nüüd on juba raske, aga oleks vaja uusi. Ja roheala siis ka, et sobib nii tegevuseks ja liiklusmängude ja mängimiseks erinevas vanuses lastele, meie 1. ja 2. kooliaste mõttes ja ka koolimaja ümbruses siis jalutatakse palju. See oli nagu pigem nagu isegi kokkuvõte, et mida lapsed siis meie alal kasutavad ja mida siis tegelikult nad vähem kasutavad. Et võib-olla kui koolide mõttes mõelda nende õualade peale, et siis see on hea info, millele tugineda, et mida siis lapsed võib-olla rohkem eelistavad ka teha. Nüüd, kui me jõuame selle uurimuseni, millest ma rääkisin, et siis me küsisime õpilaste käest, et kas neile meeldib õuevahetunnis käia. Teema on kindlasti oluline, et kindlasti on mingi hulk neile ju tegelikult see millegipärast ei sobi. Aga meie koolis siis, nagu te siin seda protsente näete, siis 1. kuni 3. klassi 90% õpilastest vastas, et jah, meeldib neile õues käia. Ja seal oli ka kindlasti sees juba neid vastuseid, nagu te näete, et nad said ise vastata, et vahepeal ei taha või millegipärast üks kirjutab, et väga äge on olla õuevahetuses, et siis ta ei saanud vastata seda, jah, meeldib, et see protsent on isegi natuke kõrgem. Ja teises kooliastmes siis protsent on natukene ikkagi langenud, küll aga 60% õpilast ikkagi vastab, et talle väga hea meelega läheb õuevahetundi. Ja arvatakse siis, et seal on tore, et see võiks isegi pikem olla, et nad saavad sõpradega mängida ja palju liikuda. Nüüd, kui me veel uurisime laste käest, et millised on need kõige populaarsemad liikumistegevused õuevahetunnis, mida nad siis väga sagedasti ehk siis tihti teevad, et meil oli seal skaalal erinevaid variante, et nad teevad mõnikord, nad teevad harva, nad teevad väga harva, siis väga tihti vastas paljude 1. kuni 3. klassi õpilastest, et nad mängivad siis metsas, nagu te näete, et igast vastajast põhimõtteliselt teine, ehk siis pooled õpilased mängivad metsas ja võsas, nad jalutavad, nad 3. turnivad puudel ja kividel, jooksevad, hüppavad ja mängivad kelgumäel ja mängivad ka palju kullimängu ja tagaajamist. Ja 30% peaaegu ka istuvad ja jutustavad ja mängivad erinevaid siis pallimänge, et lapsed said siis teha linnukese erinevate tegevuste ette vastavalt siis skaalale. Kui me vaatame siia kõrvale 4. kuni 6. klassi, siis ülekaalukas tegevus on jalutamine. Ehk siis seda sinna on näha tendentsi juba, et mida siis vanemad õpilased eelistavad hetkel. Et samuti iga 3. siis istub ja jutustab meelsasti, siis nad jooksevad, hüppavad ja mängivad ka kelgumäel. Siis iga 4. harjutab Slackline pargis ja
ja siis siin on natuke vale protsent, 22%, et mängivad metsas ja võsas ja siis juba viiendik seal juba tegelevad pullimängu erinevate pallimängude tegemistega. Nüüd, kui küsisime õpilaste käest, et mida nad õues tahaksid rohkem, milliseid tegevusi teha, siis siin on väga sarnased vastused mõlemal kooliastmel meil, et soovitakse rohkem ronida, kiikuda, nooremad tahavad üle takistuste joosta, pallimänge mängida, vanemad pallimängudega mängimine on iga 3. lapse soov, et võiks rohkem olla. Siis mis meie üllatuseks tuli, me panime ka sellele õuealale natukene selliseid ebastandardseid lahendusi, et kui me räägime liikuma kutsuva kooli kontekstis võib-olla rohkem tavapäraselt liikumisest, siis tegelikult meie panime sellesse küsimustikku natukene sisse ka muid tegevusi, mis nagu on seotud ka õue vahetunnis võib-olla siis sellise muu aja veetmisega ka. Ja seal tuli välja, et siis iga 3. õpilane noortest sooviks meisterdamist ja joonistamist, hüppamist ja suur uudis meie jaoks oli vaikuse rahu, et mida iga 4. laps tahab. Ja suuremate hulgast vaatasime, et siin nemad tahaks veel erinevaid istumisvõimalusi jalutamiseks ja siis samamoodi hüppamiseks ja vaikuseks ja rahuks. Et see plokk siin lõpus oli nagu meie jaoks nagu hästi üllatav ja meie tulevikus tahame sellele ka rohkem rõhku pöörata. Nüüd lapsed siis ka märkisid ära, et millest nad kõige rohkem võib-olla puudust tunnevad, et siin eelmises sellest tuli küll välja, mida nad tahaksid rohkem teha, aga siis ilmselgelt tahtsime kontrollida, et mis asjad on, et nad said ise tegelikult ka vastata, mida nad tahaksid nagu võib-olla rohkem õuealale saada. Ja kiikud oli juba ennem, metsas tahaksid rohkem käia, võsas tahaksid rohkem võimalusi, erinevate mängude võimalusi. Meil on koolil üks võrkpalliplats, ilmselgelt jääb väheks, kui tahavad päris mitmed õpilased seal klasside viisi mängida. Siis meie poisid unistavad kindlasti, ma arvan, jalgpalliplatsist, mis siin kirjas on, uued heinapallid, airtrack ehk siis airtrack on siuke õhk akrobaatika-rada ja siis jõumasinad võiks olla, erinevaid ronimiskohti ja istumiskohad, kus ei ole märg. Et jällegi väga head märksõnad laste endi poolt, et meie ise neid nagu välja ei toonud, lastel oli vaba voli nagu kirjutada. Nüüd, kuna õueala on selline teema, mis ajas kogu aeg saab areneda, siis me oleme ka eesmärgiks võtnud, et me soovime Muraste koolis ühe arengukava tsükliga arendada siis õueala ja küsisime siis laste käest, et millest nad unistavad ja mida võiks meil koolis veel olla. Ja top 5 või siin noortel esimesel kooliastmel on batuudid, hiiged, ronimisrajad, uisuplats, liumägi ja siis alla juba tulevad siin teistsugused vastused, parkuurirada, korvpalliväljak, korralik staadion, trossiga laskumine, suur onn, püramiidronimine, uued heinapallid, labürint, telk, kus saab lõket teha ja karussell. Ehk siis see on nagu selline unistuste edetabel siin lastel, et jällegi nende vastustest välja otsitud, et need, mis olid enam kõlavamad ja väga tihti esinesid, siis need on tehtud meil siin tumedaks ja mis võib-olla natuke vähem olid, siis need on siis siin heledamana. Ja teises kooliastmel siis sama jällegi, nagu näete, paralleel on päris suur, et siin batuudid ja kiiged on esireas ja siis on mõned mänguväljakud siin ja välijõusaal ja ronimiskohad ja seiklusrajad ja uisuplats ja nii edasi jõumägisel. Ehk siis see annab väga hästi meile kui kooli ees arendajatele aimu, millest lapsed nagu puudust tunned ja mis võiksid kutsuda neid rohkem liikuma. Et kui seda viisi läheneda õueala ülesehitusele, siis ma arvan, et me saame üha rohkem lapsi ka liikuma. Nüüd ükski õueala tänapäeva mõistes tegelikult ei tohiks ära unustada ka õues õppe poolt. Ja seepärast me ka küsisime õpilaste käest, kuidas siis õues õppetundidega on, et varasemalt meie koolil olid need, aga nüüd mõned aastad, juba viimased aastad ei ole meil see nii hästi nagu toiminud. Aga õpilaste selge vastus on see, et 78% esimese kooliastme õpilastest sooviksid tihedamini õues käia ja vanemas kooliastmes 70%, mis on ülikõrged protsendid. Ja nad hindavad seal seda värsket õhku loodust ja et ei pea paigal istuma, vaid saab siis liikuda ja see on põnev ja et see on tavaõppele väga tore vaheldus. Et selle vastus on lapsed ise ütelnud ja meie panime nende ütlustest selle korduvatest ütlustest kokku. Ja miks neile siis tegelikult ei meeldi sellele osadele õues käimine?
et pigem kõige suuremaks probleemiks oli see, et õues on külm, märg ja sajab vihma. Ise ma kujutan ette, et kui nüüd likvideerida need miinused ära, et siis tegelikult võiks peaaegu saavutada 100%, et õpilased tahaksid õues käia. Vähemalt meie kooli puhul küll. Nii, ja kui me räägime siis, et kas me oleme midagi nüüd teinud nende vastustega, siis eelmisel aastal tõesti me otsustasime siis klassidele juurde soetada erinevaid väikevahendeid, sest nendest oli meil puudus. Pallid, reketid, tänavareketid, lauatennisereketid, hüpitsad, lenduvad taldrikud ja ka üks uuem mäng, osavusmäng, selline Passalo. Ja koostöös siis Tabasalu ja huvitegevuse noorsoo sihtasutusega saime ka õuele ringkiige, mis on üks parimaid investeeringuid üldse, sest siin see on pidevalt kinni broneeritud ja seal käib selline suhtlus, et lihtsalt hoia ja keela ja peale tunde sa näed, kuidas sõpruskonnad ja ka meie kooli vilistlased tulevad ja saavad siin kokku ja veetavad koos toredat aega. Et see kiik on sellise iseärasuga, et see kiigutakse sissepoole ja siis nad saavad oma jalad seal vahepeal kokku puutuvad ja siis neil seal on juttu ja rääkimist ikka kohe küllaga ja siin on ikka suured järjekorrad. Ja selle aasta nüüd eile toimus meil heategevuslik kilomeetri üritus, kes midagi on sellest kuulnud, et siis me kogusime kogukonna toel annetusi ja selle aasta eesmärgiks panime lastele, et on võimalus valida kas siis ronimus, püramiidi soetamise, sellise õhkva tuutpadja soetamise vahel või siis ronimis seina vahel. Et eks ole näha, kui palju meil annetusi täpselt kogunes ja siis saavad lapsed oma valiku teha. Nüüd kõik need õueala teemad tegelikult on seotud mingisuguse visiooni ja nägemusega, et Muraste koolil oli 2017. aastal olemas selline haljastusplaan, mis tegelikult võib öelda, et päris prügikasti seda kindlasti ei viska, aga mis on ikkagi vaja täielikult uuesti läbi mõtestada ja ka siis teha selline korralik projektsioon ja visioon sellele õuealale. Ja tänu selle koolituse uurimuste käigus jõudsime me sellisele tulemusele, et üks selline väga äge õueala peaks endas katma väga mitmeid valdkondi, et mitte ainult liikumist. Tegelikult, kui me tahame ikkagi koolikeskkonnas toetada seda õppimist, siis ja kõike muud elus olulisi oskusi ja valdkondi, siis tegelikult üks suurepärane õueala võiks toetada suhtlemist, loovust, algatusvõimet, kontakti loodusega, iseendaga olemist ja õppimist. Et tegelikult see tuli välja nüüd õpilaste enda nendest vastustest ja ka õpetajate enda sisenditest, et me kirjutasime siia, kaasasime sellesse projekti ka meie kooli enda õpetajad ja lasime neile anda sisendeid, et mida nad näevad, et mis võiks olla ainetundidega seotud siis kooli õuealal, et kuidas siis saaks ka liikumist ja õppimist omavahel ühendada. Ja meil on siin natuke mõned slaidid veel näidata teile, et võib-olla siis ongi minu sõnum koolidele on see, et kui te planeerite enda õuevahetunde või õueala hakata arendama, siis kindlasti see kooliõu peaks arvestama erinevas vanuses õpilastega, erinevate õpilaste huvidega ja lähtuma siis ka hariduslikest eesmärkidest. Ja kui ta lähtub ka hariduslikest eesmärkidest, siis ma usun, et see koostöö kas kohalike omavalitsuste või koostööpartneritega või siis miks mitte ka oma kogukonnaga on palju tulemuslikum, sellepärast et kaob ära hirm, et kas see haridus ikkagi nagu on siis nii toetatud, kui see liikumine sellesse õppekonteksti nagu sisse tuua. Ja minu soovitus on kaardistage oma õueala, toimivus ja vajadused, et igal koolil on need kindlasti erinevad, siis kaasake õpilasi ja vanemaid, kohaliku omavalitsuse spetsialiste, sponsoreid, kui te tahate hakata seda arendama. Käige ringi lahtiste silmadega, ehk siis kui mina käin kuskil ringi Tartus näiteks või mõne kooli õuealal või siis lihtsalt juhuslikult satun kuhugi, siis tegelikult mul on alati telefon käepärast ja ma kogu aeg klõpsin pilte, ehk siis mu mõte juba toimib selles suunas, et mida võiks nagu tuua õuealale ja kuidas seda sobitada ja mis lastele nagu meeldiks. Ja kindlasti, kui teil on juba mõtteid olemas, siis kirjutage need soovid kooli arengukavva, tehke projekte ja koguge ka annetusi, miks mitte üritusega heategevuslik kilomeeter. Täpsem huvi, siis saab küsida. Ja jõuamegi siia lõppu, et mina ütleks, et kui me räägime õuevahetunnist, siis kui on liikumisrõõm olnud märksõnaks sellel liikuma kutsuva kooli projektil, siis ma panen uue märksõna juurde veel, et see on ka õuerõõm. Et tõesti on äge näha, kuidas lapsed tunnevad rõõmu õues olemisest.
ja kellel pärast hiljem on aega, siis ma väga soovitan, võite vaadata selliseid väga toredaid harivaid videosid õues õppimisest, mida tehakse mujal maailmas. Et mina koolitan ja harin ka meie oma personali, koolipersonali, et nad saaksid aru, et see tegelikult on väga tähtis teema ja see ei ole nendest kauge teema, vaid tegelikult see on otseselt ka õpetajatega seotud. Nüüd me oleme jõudnud liikumispausi kohta, et ole hea, et tõuse korraks püsti, et mul on teile siin üks loosiratas ja kui siis keerutame seda loosiratast, siis vaatame, mis siis virgutusharjutus teile siin tuleb ja saame kõik koos kaasa teha. Loodan, et kõik on valmis. Panen loosiratta käima. Nii. Hurraa ja te olete võitnud just kätepuudutused õlale. Igaüks saab teha siis 10 korda ja kohe natukene on vereringe turgutunud, käib ringi ja mõte ja pea kohe rohkem paremini ka töötab. Et aitäh. Nii. Ja mis siis ikka, et tänan siis teid kuulamast ja ootan siis teie küsimusi ja vastuseid siin veebis. Nii, aitäh, Sigrid. Ja nagu sa mainisid, siis ongi küsimuste voor ja üks kuulaja on soovinud täpsustada, et kui pikk on Muraste koolis õuevahetund? Muraste koolis on 40-minutiline õuevahetund, aga see on veel natukene ära jagatud, et kui hakkab vahetunni aeg, siis nooremad ehk siis 1. kuni 3. klass lähevad sööma ja tavaliselt nad on väga motiveeritud kiiresti sööma, et kiiresti õue saada ja vanemad saavad juba kohe alguses õue minna. Et 40 minutit kestab, aga nii nagu ma siin juba teisest ettekandest kuulsin, siis tegelikult miks mitte juba mõelda tegelikult ka sinna tunniajase õuevahetunni peale, mis tegelikult kindlasti oleks veel suurema kasutegurina. Aitäh! Nii, ja meil praegu rohkem küsimusi pole tulnud. Võite julgelt ennast unmute'ida ja kohe siin samas selle küsimuse välja hõigata, mis iganes pähe tuleb. Liis tahab küsida. Ja, Sigrid, mina tahaks küsida, et heinapallid on väga kuum teema, mulle tundub, nii mõneski koolis. Kust te neid heinapalle saate? No minu koolil oli selline lugu, et minu enda kooli direktor, enne kui mina siia kooli veel tulin, siis tema tegelikult oli leppinud ühe maaomanikuga kokku, küsinud, et kas tal oleks võimalik heinapalle nagu meie koolile tuua ja siis see omanik kohe oli väga rõõmsasti nõus ja me pidime tasuma ainult nagu transporditasu. Ehk siis tasub arvan kohe nööbist kinni haarata kuskile või siis otsida Maa-ameti lehelt mingisugune selle kontakt ja siis võtta ühendust ja uurida. Väga äge. Mõnes koolis oli vist Kostiveres äkki. Ma mäletan ka, et on pilt, kus lapsed on ka heinapallidel. Et väga äge, väga kihvt. Mind juba enne oli see küsimus painanud, mul oli väga hea võimalus nüüd ära küsida. Aga lisaks see õpilaste küsimustik, et mida õpilastele meeldib teha ja mida nad tahaksid sinna õuevahetundi juurde. Kas on teie enda kooli välja mõeldud see küsimustik õpilastele? Ja, et meil oligi selle Norra koolituse raames vaja lihtsalt selgitada välja, mida õpilased siis nagu teevad ja mida mitte. Et üldiselt nagu oli see suund, et jälgimise peale või siis küsid vahepeal või nii edasi. Aga ma mõtlesin, et kuna ma tahan kogu kooli õpilasi kaasata, ehk siis teada saada iga õpilase nagu eelistusi, siis jah, ma nägin seda võimalust, et ma tegin Google Forms küsimustiku, ise lõin, mõtlesime oma meeskonnaga sinna küsimused enda, meil on punkttiim ja siis panin siis õpilastele liikumistunni üheks ülesandeks, et nad peavad siis selle küsimustiku ära vastama, et nad on osalised siis sellise, ütleme, loomingulises protsessis saavad olla osalised, ehk siis loovad põhimõtteliselt koolikultuuri siin õues. Kindlasti loovad väga suuresti. Ja kui sa rääkisid kõikidest nendest tegevustest, mida õpilased sooviksid teha, siis enamjaolt jäi kõlama see vaba mäng, loovad tegevused. Et minu küsimus oli see, et kas teil on ka mingisuguseid organiseeritud tegevusi just selle õuevahetunnis?
Ja hetkel tegelikult ei olnud või tähendab, väga palju ei ole, sellepärast et üldiselt sa näed, et lapsed leiavad ise sellise meelepärase tegevuse endale. Aga mida me nüüd oleme arendanud, on see, et me oleme meeskonnas leppinud kokku, et me tahame kutsuda selliseid spordiala tutvustavaid esinejaid, sportlasi, spordialasid ja näiteks täna, kui meil on veel spordinädal käimas, siis meil oli õue vahetunni ajal just oli üks lapsevanem, kes ise tegeleb väga tugeval tasemel petangiga, siis meil oli terve õue vahetund, siis oligi see, et ta tuli, rääkis, mis spordiala see petank on ja siis kõik klassid said siis proovida seda täpsusviskamist ja punktide kogumist ja seda ütleme siis petangikuulide äraviskamist, et palju elevust oli ja väga tore oli, et selles mõttes tasub nagu koolidel mõelda küll, et selle õue vahetunni tegevuste peale, aga pigem, et sa annad neile need oskused ja nipid ja siis nad ise tegelikult organiseerivad ennast nagu mängima, et pigem on see küsimus, et ma ei näe alati, et peaks olema see tegevusjuht, et tundides kogu aeg õpetaja ikkagi ütleb, et me täna teeme seda, toda või suunab, et siis see aeg, kui tegelikult lapsed saavad ise otsustada, mida nad tahavad teha, et see ka tegelikult on väärtuslik. Just, et vahva oli lugeda, et õpilased ise soovivadki rohkem seda vaba mängu, et saavadki just teha seda, mida nad soovivad. Nii, ja tuli ka üks küsimus siia chat, et kuidas teil korrapidajatega on? Meil on niimoodi, et kõik õpetajad on enamasti õues, et alguses ma mäletan, et esimesed aastad ikkagi, et oli päris palju õpetajaid ikka õpetajate toas, kui oli õue vahetund, et tegelikult meil on üle kooli ka kokkulepe, et õpetajad, kes ära söövad oma altklassidega, siis tulevad ka kõik õue ja mis see positiivne on see, et õpetajad on hakanud pidama selliseid kõnnikoosolekuid ehk siis kellel on vaja kellega lennupõhiselt mingit koostööd teha, siis jutustatakse ja vaadatakse, silma hoitakse peal õpilastel, et kasutatakse seda õue vahetundi ära hästi praktiliselt. Et see on nagu väga rõõmus nagu pilt, mida nagu varem tegelikult ei olnud. Üks süda tuli ka. Nii tore. Ja Merike, seal on käsi püsti. Ja ma tahtsin tunnustada väga sellise süsteemse lähenemise eest ja kindlasti selle teema sissetoomise eest, et mitte ainult vahetunni kontekstis, aga ka õues õppe kontekstis on nagu läbi mõeldud. Ja ma tahtsin tänada kohe eraldi sõna eest, mille sa sisse tõid, on õuerõõm. Ma kiirelt guugeldasin ja Google andis ainult 36 vastet. Ma usun, et kui me räägime praegu liikumisrõõmust, koolirõõmust, et praegu on sündinud uus sõna, mis on liikuma kutsuva kooli sõna ja mida võiks olla Eesti koolides palju rohkem ja igal pool õuerõõm. Aitäh igal juhul. Ja Maarja, käsi püsti. Ja. Maarja kajab. Korra seda, et kui praegu sinu ettekannet nagu vaadata, siis on nagu vau, et nii palju ägedaid asju toimub ja nii palju on juba nagu tehtud, aga kui sina peaksid nagu soovitama mõnele täiesti alustavale koolile, et vaatavad siin teie ettekannet ja mõtlevad, oh my god, et kuidas me nüüd selle kõigega nagu hakkama saame, et mis oleks võib-olla sinu sellised 3 esimest sammu, millega üldse võiks alustada, kui me räägime õue vahetundidest ja selle sisustamisest, et mis oleks sellised võib-olla esimesed lihtsad sammud sinu poolt või soovitused? Võib-olla see esimene soovitus, mis ma ennemgi ütlesin, et kui ikkagi läheneda süsteemselt, siis oleks hea teada saada, mis lastele meeldib teha. Et kui see on nagu välja selgitatud, siis on lihtsam nagu ka toetada ja ressursse võib-olla ka jagada. Et teine asi, mis mina võib-olla tunnen siit puudust, et lapsed, meil väga palju vahendeid hetkel nende käsutuses ei ole. Et küll meil on siin erinevaid kohti ja tsoone, kus nad saavad tegelikult käia, aga ma kujutan ette, et kui on ka vahendeid, siis nagu võib-olla see asi nagu võimenduks veelgi rohkem, nagu eriti just võib-olla ka suuremate ja tüdrukute hulgas ja võib-olla poiste hulgas, sest nendel kindlasti mõned asjad meie õuealal üldse nagu ei olnud atraktiivsed nende jaoks. Ja võib-olla see soovitus ka, et kui teie õuealal ei olegi midagi, teil ei ole mingit ressursse nagu tegelikult Muraste koolis, et siin ei olnud ühtegi nendest asjadest, mis ma tegelikult piltidel välja arvatud see võsa ja see roheala, siis tegelikult kõik need vahendid ja kõik need tegeluskeskkonnad on meil siin ikkagi nagu kogukonna toel nagu üles ehitatud, et ma soovitan julgelt, et leidke need inimesed või see nipp, kuidas te saate kogukonda kaasata, sest lapsevanemad on hästi huvitunud, et nende lastel oleks erinevad toredad liikumisvõimalused õuealal. Õpetajad toetavad ka seda, ma arvan, igati, sest kui lapsed on rahumeelsemad ja rõõmsamad.
ja õpilased ise toetavad ju veel sajaks seda, et tahavad, et siin kooli õuel oleks midagi, et leida see võimalus, kuidas saada ka nagu nende ressurssideta midagi siia luua, mida ei ole kooli eelarves olemas. Et meie oleme seda teinud praegu niimoodi, et meie kooli eelarves tegelikult nendeks tegevusteks väga palju ja üldse midagi olnudki. Aitäh! Nii, aga meil on lõpus veel aega küsimusteks, et kui tekib mõni küsimus veel, siis on see võimalus. Annaksin sõna nüüd meie tänasele kolmandale ettekandjale, kelleks on siis Helen Hänni Tartu Variku koolist ja tema räägib siis õuevahetunnist kaasaegses koolihoovis. Tere, loodan jätkuvalt, et mind ka siis kuulda on ja panen oma ekraani jagamise peale. Ja meie kool on siis sellise toreda, meie kooli esitus on sellise toreda pealkirjaga nagu õuevahetund kaasaegses koolihoovis. Jääb juba kohe esialgu mulje, et kui kõik on olemas, mis viga rääkida. Aga mõningad sellised pidepunktid siiski, et meie aktiivne vahetund on siis tunniplaani osa ja on planeeritud tunniplaani sisse ja nagu näha, siis ta on meil 1.–3. klassini ja ongi siis vastavalt 1. klassi, 2. klassi, 3. klassi üks valik tunniplaan ja on ta siis planeeritud niimoodi päeva keskele, et kui teine tund lõpeb 9 läbi 55 minutit ja 4. tund algab kell 11, siis see ajavahemik ongi siis selle puhketunni jaoks mõeldud. Ja sinna puhketundi siis käib nii see õues viibimise aeg kui ka lõunasöök ja see lõunasöök on pandud siis jooksma vastavalt sellele hajutatuse teemale, et oleksid korraga sööklas ainult esimesed klassid, korraga sööklas ainult teised klassid sellel kellaajal ja ainult 3. klassid korraga, et kui esimesed klassid lähevad kohe pärast tunni lõppu või õigupoolest isegi 5 minutit enne tunni lõppu hakkavad söökla poole kõndima, siis nii-öelda on aega süüa 20 minutit ja nagu siin eelnevad koolidki on öelnud, tegelikult lapsed söövad kiiremini ära, et saada ka kiiremini õue. Nüüd teised klassid on meil sellisel kujul, et nad jõuavad juba ka pärast 2 tundi klassivahetundi või ütleme seda tavalist vahetundi nautida kooli koridoris ja siis 10 läbi 5 minutit liigume siis juba söökla poole. Samamoodi tegelikult võtab see söömine vähe aega ja nad jõuavad juba tegelikult 10-20 ennast riidesse panema ja juba nad õues. Ja 3. klassid siis lähevad kohe pärast 2 tundi riietuma ja kohe õue ja hakkavad siis majja sisse liikuma hoopis siis, kui teised enam-vähem on juba õue jõudnud ja siis hakkavad nemad uuesti majja sisse liikuma, lähevad, käivad söömas ja jõuavad ilusasti 4. ainetundi. Nagu näha siis tunniplaani, et kuna 1. klass on veel selline õrnakene, siis päeva ei tahaks ju ülearu pikaks venitada, siis on pandud planeeritud mõne puhketunni peale ka selline laulukoori ettevalmistuskursus, kus ei käi kõik 1. klassi lapsed, aga soovijad ja siis nendel selle võrra on ühel päeval nädalas siis puhketunni ajal see laulukoor. Ja kui mõni nüüd vaatab, et miks siis teisipäeval on 3. klassil see puhketund hoopis kusagil 5. tunni peal, siis see on ainult praegu selle tõttu, et eelmise aasta kevadel jäi koroona tõttu ujumise kursus pooleli ja nad peavad lihtsalt praegu seda jätkama, et nad siis
puhketunni ajast hakkavad sättima juba ujuma ja siis sealt veel tagasi. Tegelikult need plussid on juba eelnevalt ära ka mainitud, et miks see meie õuevahetund ja aktiivne vahetund siis nii väga hea ongi see sotsiaalsete oskuste arenemine. Õpetab tõesti, lapsed näevad, kuidas käib vahendite jagamine, kuidas käib seesama kiigu järjekorras olemine või liivakastis toimetamine või ka kui nad lähevad ronimisseinale, siis nad peavad teistega arvestama, et keegi kuskile jalgu ei jää ja keegi teisest üle ei roni. Et seda märkamist ja kõik see tuleb iseenesest neil. Ja esimese klassi puhul on väga tähelepanuväärne see, et see õues puhkamine, värskes õhus viibimine aitab neil päeva vastu pidada lõpuni. Et kui nad sealt õuevahetunnist tulevad, siis neil põsed punetavad ja nad ei ole selles mõttes energilised, et nad ei suudaks maha rahuneda, vaid nad on pigem nagu ikkagi tunni mõttes positiivselt energilised, neil on jaksu tunniga edasi minna. Loomulikult oli meil ka hirm enne seda, kui me alustasime uue vahetundidega planeerimist ja pean ütlema, et meil ei olnud kogu aeg olemas selliseid uhkeid ja vahvaid võimalusi, nagu meil praegu on. Ja tegelikult alustasime me üldse oma sellise uue vahetunniga siis, kui me olime kooli renoveerimise ajal asenduspinnal ja me pidime väikesel alal olematute vahenditega hakkama saama, aga lapsed läksid õue ja väga positiivne oli see, et nad suutsid leida endale iseseisvalt tegevust nii, et nendega ei pidanud pidevalt tegelema selles mõttes, et ütlema, et mine tee seda või teist või kolmandat. Et mis on väga, väga vahva, et nad on siiamaani jäänud selle juurde, et lisaks kõigile nendele võimalustele, et nad saavad lihtsalt kasutada neid olemasolevaid atraktsioone, siis nad jooksevad tõesti lihtsalt niisama ringi. Neil on need samad mängud, mis neil oleksid siis, kui neil ei oleks ühtegi vahendit. Need on väga loovad ja neile meeldib mängida ja meil ka toimib see, et selles õue vahetunnis eriti esimesele, teisele klassile lähevad ikkagi õpetajad, võtavad klassi kokku ja õpivad siis seal õues mingisuguseid toredaid ühismänge, et see on see aeg, et need ei kuulu päris kehalise kasvatuse tunni juurde, aga just selline ühistegemine. Kui jõuda nüüd nende reeglite juurde, kui me kõik kambakesi õue läheme, et meil on 3 esimest klassi, 3 paralleeli, teisi klasse ja 3. klasse on kõiki 3 paralleeli, siis tegelikult jah, mingi hetk, ütleme sellise 10 minuti jooksul on meid õuealal väga-väga palju. Kui siin juures oleval videol tundub, et õuealal on suhteliselt vähe lapsi, siis on see sel hetkel lihtsalt niisugusel kujul filmitud ja mitte tipphetkel, aga nad on ka kõik koos ja sellega seoses kõik klassid on õues koos oma õpetajaga. Et õue ja tagasi liigume siis ikkagi koos õpetajaga ja enamasti on selleks ikkagi klassiõpetaja, kuid on ka mõnikord olnud mõni teine õpetaja, mõni teine aineõpetaja.
Ja no, mis kõige olulisem seal õues käimise juures, mis ei jätta sellele nii-öelda halba maiku juurde, ongi see, et ei ole olemas halba ilma, on vale riietus. Ja paraku eks ikka on juhtunud olukordi, kus me oleme palunud, et õpilane jääb koolimajja sisse, seda sel põhjusel, et ei ole vastavaid riideid seljas. Küllap juhtub see seetõttu, et lapsed tuuakse autoga maja ette ja auto uksest koolimaja ukseni kõndimiseks ei ole tõesti ülearu palju riideid vaja selga panna. Eks õpetajatelgi on sama juhtunud, et läheb meelest ära, et päeval on ju vaja ka üle poole tunni õues olla ja päris ilparakana on seal väga ebameeldiv olla. Aga nüüd aeg harjutab, ütleme nii. Reeglid on ka turnimisalal ja slackline'il. Liigume seal ühes suunas. Eks ikka tuleb vahepeal meelde tuletada. Kaasõpilastega arvestamine käib nii või teisiti sinna juurde. Mängualalt me ka ei lahku, kuigi tundub, et see koolihoov on üpriski suur. Ja siis sellegipoolest on meil piirid paika pandud, kui keegi soovib minna staadioni ringi jalutama, siis ta peab eelnevalt küsima, kui videolt on näha, et jalgpalliala on piiratud taraga, siis sinna tara taha me ei taha, et lapsed lähevad peitu ja niisama ümber maja jooksma, väikeseid lapsi ikkagi ei luba. Ja kui siin talvel me proovisime skateparki kasutada selle mõttega, et sealt liugu alla lasta, siis tavapäevadel skateparki osa meil kasutuses ei ole. Ja sinna me lubame lapsi minna peale koolipäeva oma varustusega ja oma kiivriga. Me küll alguses proovisime, et mis saab, kui lapsed on oma tõukeratastega, siis neid, kes tõukerattaga tulid ja neid, kes seal trikitama tahtsid hakata, neid kogunes lihtsalt niivõrd palju, sest me ju oleme kõik koos õues. Ja otsustasime, et see lõbu jääb pärast koolipäeva. Ja sinna läheb siis iga laps omal vastutusel. Nüüd lisaks sellele, et meil olid need võimalused olemas, siis praeguse seisuga meil on alati õues kaasas ka nii-öelda need pisivahendid, erinevad pallid, jalgpallid, korvpallid, pall, millega rahvaste palli mängida, vahtkummist pall. Kui jalgpalli väravate vahele lähevad mängima enamasti poisid, sekka mõni ka tüdruk, siis alati ei pruugi olla see ala meie jaoks vaba. Sellega seoses, et seal toimuvad ka suuremate õpilaste kehalise kasvatuse tunnid, et siis me peame ikkagi nii või teisiti muule alale ära mahtuma ja korvpalliväljakul saavad nad vabalt liikuda, aga kõike me peame samal ajal arvestama ikkagi ka sellega, kui toimuvad paralleelselt õues kehalise tunnid suuremates klassides. No, praeguses seisuga on meie see jutt küll enam-vähem räägitud. Kas on ka mõni küsimus? Nii, vaatame praegu chati küsimusi hetkel tulnud ei ole, aga mina küsiks, et kuidas teil see koolihoovi planeerimine käis, et kas te õpilaste käest samamoodi küsisite, et mis nad sooviksid ise seal õue vahetunnis teha või käis see planeerimine kuidagi teist kaudu? Õigupoolest
küllap me tookord ikkagi oma sõna sekka ütlesime, mis seal võiks olla, aga paraku jah, käis see koos kooli renoveerimisega ja tuli ta siis välja selline, nagu ta on meil. Millised on teie endi sellised kõige seal kooli hoovi peal siis sellised kõige kuumemad kohad, kus näiteks 3. kooliaste käib, et kas nende jaoks ka mingisugused kohad on seal tekkinud, kus neile meeldib aega veeta? Kuna meil on, peab ausalt tunnistama, et selle 3. ja 2. kooliastme sellise pideva õue saatmisega ongi paras väljakutse, siis kevadel oli ikkagi kõige populaarsemaks kohaks palliplats. Et sügisel, talvel, talvel veel, kui lumi maas on ja saab lumepalle teha, siis nad kipuvad õue minema, aga muul ajal pigem nad väldivad seda õue minemist, aga jah, et palliplatsile nad pigem suunduvad ja kevadel on selle võrra lihtsam, et saab ainult äärmisel juhul kiirelt jalanõud ära vahetada, sest meil ei ole planeeritud koolipäeva sisse, tunniplaani sisse suurtele muud pikemat vahetundi kui 2 20-minutilist vahetundi. Et neist siis ühel ajal käivad nad söömas, ühel 20-minutilisel vahetunnil ja teine 20-minutiline vahetund neil ongi siis tegelikult see aeg, kui nad võiksid ja peaksid õue minema, aga sellist otsest nii-öelda korda ei ole. Nüüd kindlasti alati peate minema, et pigem eelistavad nad, nii kahju kui see ka ei ole, siin koolimajas sees olla, aga tänaseid eelnevaid esitlusi kuulates tekkis väga palju mõtteid, kuidas hakata seda niimoodi sihipäraselt korraldama. Just eesmärk ongi, et koolide kogemustega inspireerida inimesi, kes siia on täna tulnud kuulama. Nii, aga kas on veel kellelgi küsimusi? Kas õpetajad lähevad meelsasti õue? Ja esialgu oli meil hirm, et kuidas see päeva ära hakib ja kuidas ja kas ja mis riided, siis nüüd on ka õpetajad need, kellel on varuriided olemas vajadusel. Talvel ikkagi tõmbame suusapüksid jalga, sest meie just väga aktiivselt seal lastega palli ei tao ja ei turni. Pigem on meil see valvuri roll ja vaatame, et me olemas oleksime alati, et selle võrra siis on meil soojad riided ilusti seljas, aga ja me läheme väga hea meelega õue, sest see annab ju tegelikult meile ka lisaenergiat ja nii nagu eelmisedki mainisid, see liikuv koosolek toimib väga hästi ja et me mitte me lihtsalt ei koondu kokku ja ei aja niisama juttu, vaid me saame ka kõik tähtsamad asjad teinekord ära räägitud ja alati oleme ka laste jaoks olemas, et oma liikumisega oleme seal nähtavad ka. Ja aitäh ja Merike, seal on käsi püsti. Mina tahaks küsida, et kuidas lapsevanemad on üldiselt suhtunud sellesse, et korra mainisite, mõnikord võib-olla on ununenud paksem jope selga panna, aga kuidas selline üldine suhtumine on? Õnneks oleme me selle kartuse nüüd juba ületanud, et kui laps tuleb lasteaiast 1. klassi, siis vanematel on väga üldiselt selge arusaam sellest, et kuna lasteaias lastel on ju vahetusriided alati olemas, siis nad teavad, mida need nii-öelda trööbariided tähendavad ja kui praegu ilmad veel kannatavad nii, et õue minna, et ma panen jope, salli, mütsi, kindad ja vahetus jalanõud, siis mida jahedamaks ilmad lähevad, seda rohkem hakkavad meie garderoobidesse tekkima lisapüksid. Lisapüksid, lisakindad, et ongi sellised kilepüksid tõmmatakse kooliriietele peale, et nad ei määrduks ja veidi ka tuult hoiaksid, sest me tõesti käime suhteliselt iga ilmaga õues ja paraku ma pean ütlema, et selle 3 aasta jooksul
väga ei olegi meeles, et me oleme ülearu palju sellise paduvihma tõttu toas pidanud olema, et ka 10 kraadiga, -10 kraadiga oleme me õues. Seda on nii tore kuulda. Me oleme kuulnud osadest koolidest, et üha enam hakkab koolidesse tekkima kuivatuskappe. Need, kes õuevahetunnid on võtnud, et isegi on olemas mõnedel koolidel klassis et kuivatuskapp, kui midagi ikka juhtub ja mõnel ei ole vahetusriideid kaasas, siis ta saab kuivanud koju minna. Aga aitäh. Ja meil on tulnud veel küsimus, et kas õpilased 4. klassi minnes ise ei nõua siis seda nii-öelda puhketundi? Küsisin 4. klassi jõudnud õpetajatelt, et kuidas siis praegu tundub. Siis esialgne vastus oli, et suhteliselt pooleks. Et mõned ikkagi natukene igatsevad ja samas teised mitte, sest 4. klassis on jälle see tunnikoormus juba piisav ja miks me seda nii ei ole ülekooliliselt veel seda sisse planeerinud, ongi see just see koolipäeva pikkus, et lastel venivad koolipäevad pikaks ja õhtused treeningud ja nii nagu Kivilin ütles, et see iseseisev õppimise aeg, et see peab ka kuhugi jääma, et kui me saame nad selle 20-minutilise vahetunni jooksulgi õue värsket õhku hingama, sest tõesti lastel võibki see ainukeseks korraks jääda, kui nad saavad värskes õhus olla. Et siis jah, meie praegu seda planeerinud ei ole. Ma mäletan, et mõned koolid on läinud ka nende õuevahetundidega edasi järk-järgult, et kõigepealt 1. klass, siis järgmine aasta 1. ja 2. klass, et kasvavad nii-öelda koos nende klassidega siis sinna õuevahetunni peale välja. Et tegelikult see on ka hea selline kogemus, mis võib edu tuua, et kohe ei lähe sinna õuevahetundi need võib-olla 3. kooliastme õpilased, kelle jaoks see võib olla ka vastumeelne, kui neil ei ole seal midagi teha. Et siis võib-olla koos nende õpilastega sinna õuevahetundi kasvamine võib olla ka väga hea idee. Nii, kas meil on siin mingisugune bingo tulemas? Ja, palume liikumislaborilt nüüd numbrit ja tähte. No, ütleme siis I4. Venita jalalihaseid 10 sekundit. Mõlema omil. Nii, kuidas see käib? Nii, ma saan siis aru, et seisad ühel jalal ja võtad teisest jalast kinni ja siis kanda tood tuhara suunas, jah? Rei ettevenitus. 10 sekundit ühte jalga ja siis 10 sekundit teist jalga. Hea tasakaaluharjutus ka. Kes teil selle bingo välja töötas? Tegelikult on selle antud bingo välja töötanud meie klassiõpetaja Monika Tsirp ja temal oli ta neid päris mitmeid juba välja töötanud, aga õnneks olid tal mõned ka välja prinditud ja kusagilt mingil põhjusel ei pääsenud ta ligi oma sellele kaustale, nii et ta jagas minuga siis sellist paberkujul varianti, aga minu arvates päris hea. Väga hea idee teha liikumispausi bingo. Mul on tunne, et me vist ise hakkame ka seda varsti siin tegema. Aga suur aitäh, Helen. Ja nüüd, kui kellelgi veel mingisuguseid küsimusi on, siis saab natukene veel siia jääda. Aga liikumislabori pool suur aitäh meie kõikidele kogemuste jagajatele ja mis siin lisaks öelda, kõikidele palju õuerõõmu ja loodame, et see sõna kõlab siin terve kooli aasta. Nii et suur aitäh ja kui on küsimusi, siis saate veel jääda siia. Teistel aga mõnusat õhtut.